Advokaatidest, arstidest, äri- ja laevandustegelastest formeerus Eesti keskklass juba 20. sajandi algul. Eestlastest kinnisvaraomanikke oli kultuuriloolasi Ilmar Talve andmetel Tallinnas juba enne esimest maailmasõda 63,7%. Rikastuv Eesti linnakodandlus asus vastavalt ühiskondlikule seisundile sisustama ka oma kodu. Järjest tekkis suuremaid ja väiksemaid mööbliettevõtteid, kus valmistati nii kataloogide põhist kui ka originaalmööblit. Nüüd on Eesti linnakodaniku mööbli ajalugu esimest korda kaante vahel. Raamatu esitusel oli suur hulk Eesti kultuurirahvast ja äriinimesi, kellest paljud olid avanud raamatu autoritele oma kodu, jutustanud lugusid ja lubanud üles pildistada mööblit. Nii ka Dmitri Demjanov, kelle juhitavas restoranis Gloria esitlus toimus. Tegelikult see on ju meie linnakultuur. Me oleme harjunud rääkima rahvuskultuurist ja rahvakultuurist ja elamegi nii, et me teame, et eestlased eluaeg ongi elanud muldkatustega majades, pastlad jalas, paremal juhul pidupäeval pandi puhas kõrd selga ja nii edasi, aga vaadake seda raamatut. Ja kui lühikese ajaga, kusagil 50 aastaga on sellised kodud loodi. Ma nägin siin kusagil näiteks Viljandi linnapea kabinetti ja tähendab, see on vapustavad pildid. Ma mõtlen iseenda peale ja et kui rumal inimene on olnud kunagi, siis kui ma olin noor ja kui meie kodus oli teatud asjad või selline kodu, mis oli siis pärast kodude äravõtmise veel järgi jäänud ja kuidas ma nuiasin ema käest, et müüme selle maha ja ostame selle 60. aastate alguses selle tikkjalgadel mööbli. Aga täna on ääretult kahju, et seda ei suutnud ja ei osanud lihtsalt säilitada. Raamatu koostajad Mirjam Peil ja Toomas Supping käisid sajakonnas Eesti kodus. Lisaks on siin hulgaliselt vana aja fotosid ja ajakirja väljavõtteid. Ma olen isegi tohutult kade, et keegi on sellise raamatu teinud, sest ma ju ise ka natukene mõtlen mingiste selliste asjade peale. See on natuke nagu kataloog ja nagu ajalooline ülevaade. See on lihtsalt elementaarne, et siuke asi peab olema. Raamatu üks koostajatest Toomas Supping sai pisiku tõenäoliselt juba lapsepõlves. Vanaema näitas selle puhvetkapi peale, siuke suur tammepuus, massiivne nikerdustega lihvitud klaaside kapi. Toomas, jäta meelde, see on siidri tehtud mööbel. Ja vaatamata sellele, eks on neil kodust välja visatud ja elasid 5 10 ruutmeetrises toas ja ma ei kujuta ette, kuidas nad seda mööblit kõike tassisid edasi. Aga selle mööbli suurem väärtus on ikkagi see emotsioon, et ta meenutas neile seda oma kodu, mida nad ise olid kunagi loonud ja mida nad armastusega olid ehitanud ja mis ebaõiglaselt nagu suuremal osa Eesti inimestel käest ära võeti. Teist autorit Mirjam Peili ajendas raamatut koostama üks pildi allkiri. Ajendiks oli 2 pilti ühes uues raamatus, sellel aastatuhandel ilmunud raamatus, kus oli kirjutatud ühe Biedermeier-sohva ja Jugendsohva alla oli kirjutatud näiteid saksikust mööblist. Ja siis ma hakkasin nagu arutama, et asi on, et eestlasele on liiga tehtud, et on öeldud, et nagu tal ei olekski seda korralikku kodu olnud, aga tal oli ja ta püüdis selle poole. Kui me oma juuri ei tunneta, siis ei ole võimalik ka tulevikus edasi minna. See on tegelikult meie väärikus ja kui me vaatame neid mööblitükke, nad on antud isalt pojale ja emalt tütrele ja see on meie enda looming, mitte ainult see, mis tuli kaasa mõisa arhitektuurist ja mõisahärra Härberist. Järgmistel laupäevadel viime teid ka tänapäeva funkkodudesse.